Ja kell ongi 13.40. Aeg alustada meie konverentsi Kuhu läheb Eesti haridusteadus temaatilise paneeliga. Kuhu läheb Eesti haridusteadus? Ja mul on hea meel tervitada kõiki teid paneelis osalejad, see tähendab kõik kuulajad, kaasarääkijad ja loomulikult meie paneliste. Kui ma sissejuhatuseks teeks väikese kokkuvõtte, siis võib öelda, et Eesti haridusteadus on erinevate näitajate põhjal tõusuteel. Nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Ülikooli haridusteaduste valdkonnad tõusevad kiirelt nii Times Higher Education kui ka QS rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades. Meie välishindajad, kes meid ikka regulaarselt hindamas käivad, on hinnanud meid väga kõrgelt. Üha rohkem kuulen ka mina edukast teadus- ja arenduskoostööst koolide ja lasteaedadega. Teaduspublikatsioonide ja veelgi enam meie viidatavuse näitajad kasvavad väga kiiresti. Erinevad ettevõtted on isegi leidnud, et haridusteadlastega on kasulik koostööd teha. Üliõpilasi tuleb meile järjest juurde, jääb vaid küsimus, mis järgmiseks. Kuhu seada fookus, kuidas erinevate inimeste vaated hetkeseisule ja tegelikult ka tuleviku ootustele võivad olla muidugi erinevad. Üksteise mõistmine ja koostöö ühiste sihtide seadmisel aitavad aga paremini sihile jõuda. Ja seetõttu olemegi tänasesse paneeli kutsunud 7 väga erineva pagasiga inimest erinevatest kogukondadest, aga alustama pean ma vabandustega ühe inimese poolt, kes ei ole siia kohale jõudnud, sest nagu tänasel päeval kombeks võib juhtuda vahepeal, et läheb natukene segamini, kas on meil online või reaalne konverents. Nii et kahjuks ma saan ainult tuua teile, nagu ta ise ütles, suured vabandused siis Eesti Kõrge Kutsehariduse kvaliteediagentuuri juhilt Heli-Mart Tiisenilt. Aga kuna me tegime eeltööd, siis on mul temalt mitmeid häid mõtteid, mida ma püüan siis pikkida siia arutellu sobivatel hetkedel. Ja nagu ta ise ütles siin pool tundi tagasi, kui me kirjavahetusel olime, et erinevalt sellest, mis ta juba enne kirja pani, ta oleks veel rohkem haridusteadlasi kiitnud just nimelt selle põhjal, mida tema on näinud siis erinevate valdkondade välishindamisega hästi tihedalt tegeledes. Ehk siis EKA korraldab ka ülikoolide välishindamist suuresti. Aga meil on siiski paneelis olemas füüsiliselt kohal 6 väga toredat inimest, kes erinevaid valdkondi esindavad. Kõigepealt meil on Urmo Uiboleht, Eesti koolijuhtide ühenduse esimees, meil on Evelin Sarapuu, Eesti Lasteaednike Liidu esinaine, Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liidu esinaine, Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja, Tiia Õun, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi juhataja ja Äri Leien, Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi juhataja. Ning tänases paneelis on meil 2 osa. Esimene osa siis vaade hetkeseisule ja seejärel teine osa vaade tulevikku ning oleme paneeli üles ehitanud niimoodi, et kõigepealt igal panelistil on paar minutit oma põhiseisukohtade esitamiseks korraga ühes küsimuses ja seejärel vaatame, kuidas tekib arutelu panelistide vahel ja loomulikult anname sõna ka saali, nii et mõtleme kaasa ja mõtleme, kuhu läheb Eesti haridusteadus. Aga alustaks siis sellest, et kus me oleme, mis on hästi, millised on meie väljakutsed ning alustaks koolidest ja lasteaedadest. Nii et kõigepealt palun Margit. Aitäh ja alustame siis koolist. Kooli poolt vaadatuna mulle tundub, et haridusteadustees positiivselt on see, et 2 ülikooli teevad tihedamat
koostööd kui varem. Ja ma mõtlesin selle peale, et kui palju varem ma saan siis nüüd öelda, on ju, et kas nüüd siis varem kui 5 aastat või 10 aastat või mitme aasta jooksul see on siis toimunud, ma arvan, et see on jätkuv ja kasvav trend. Et seda on tegelikult vahva näha ja vahva on näha ka seda, et ülikoolide ja koolide koostöö, ühistöö erinevate teemadega on ka kasvamas või kasvanud. Murekoht on nüüd võib-olla see, et võib-olla mõnes kohas jääb see selliste üksikute koolide privileegiks või ka võrgustike koolide privileegiks, et selle süsteemsuseni, mis puudutaks tervet Eesti haridusmaailma ja hariduselu, et sinnani on veel natukene maad minna. Ja teine punkt, mis ma välja tooks, on see, et see on ju ka hea, kui neid selliseid uurimisteemasid, mida oleks vaja uurida, et neid aina nagu kasvab juurde, on ju, nagu seeni peale vihma, on ju, et see annab head võimalust koostööks, aga see annab ka head võimalust siis sukelduda ja süveneda, nii et probleemide puudust ei ole, et võib-olla nüüd see murekoht on see, et kuidas me koolis toimuvat Eesti maastikul toimuvat, Eesti koolimaastikul probleemiks olevat suudame nii palju siis sõnastada, et ka siis ülikoolid teaksid ja sellest kinni saaksid haarata, et kui palju me nagu koostööd teeme seal. Murekoht on minu meelest see, et nii haridusteaduste kui ka konkreetsemalt õpetaja erialade, õppejõudude alarahastus on jätkuvalt meie maal olemas. Et see on täiesti minu meelest murekoht, et kuigi tehakse projekte ja ma saan aru, et Euroopa ja maailma rahakotid on sellised rikkalikud, siis mure ikkagi püsib, et kui palju me ise suudame toetada. Kolmas punkt on kindlasti see, et meil on koolide lõikes vajadus suuremaks teaduspõhiseks otsustamiseks ja ka poliitiliselt suuremaks teaduspõhiseks otsustamiseks. Et me ei tugineks ainult emotsioonidele või siis kõhutundele või poliitilistele tuultele. Ja positiivne nüüd siia kõrvale on kindlasti see, et haridusteadus on saanud palju kättesaadavamaks igale inimesele. Lihtinimesele ka, mitte ainult haridusteadlastele, vaid ka igale õpilasele, õpetajale, lapsevanemale, koolijuhile, et selle heaks näiteks oli ka täna hommikul välja kuulutatud haridustarga portaal, nii et selle nii-öelda avamine või lansseerimine on ju, et ma arvan, et meil on nii head kui ka arenguruumi, nii et põhjust olla optimistlik on päris küllaga. Aitäh, Margit, nii huvitav oli vaadata, kuidas sa pöörad nagu tähelepanu sellele või näed seda, mis mured on ka ülikoolides, et meil ei ole võib-olla piisavalt raha, et meie palgad ei ole võib-olla piisavalt suured ja nii edasi, aga teisest poolest ma arvan, põhisõnum väga hästi ei kõlama ka see koostöö, võimalus, vajadused ja väga hea, et see konkreetsed näited, kuidas see tõesti on nagu reaalseks saanud. Muidu ma oleksin küsinud, et kuidas sa, mis mõttes sa näed, et on kättesaadavam tavainimesele see haridusteadusest, õige ilusasti ka selle välja. Aitäh! Aga läheme edasi lasteaedade juurde. Eveli, palun! Tere! Mul on väga hea meel, et nii auväärsele üritusele on lasteaednike esindajaga kutsutud. Et mina ei tea, kuhu haridusteadus läheb ja kuhu ta teel on, aga ma tean, kuhu on teel alusharidus. Ja te kindlasti teate, et meil on käsil väga suured muutused, meil on muutumas alushariduse seadus ja meil on muutumas alushariduse õppekava ja nagu Margit ütles, õppekavade arenduses on vaja toetuda teadusele, mitte juhinduda emotsioonist ja iseenestarkusest ja siinkohal ma tahaksin väga tänada Tartu ja Tallinna ülikoolide siis töörühma, kes koostasid õppekava tööversioonile eksperthinnangu, et seda oli väga vaja, sest nagu te teate, alushariduses muutus ühel hetkel alusharidus väga poliitiliseks, et kindlasti te mäletate, millised skandaalimaigulised tegevused olid mõned aastad tagasi õhus. Me tulime sellest auga välja ja kaine mõistuse teadus võitis. Ja ma nimetaksin siingi ära,
Tallinna Ülikoolist olid meie siis toetuseks oma pead kokku pannud Tiia Õun, Maire Tuul, Rain Mikser Tartu Ülikoolist, Merle Taimalu, Maria Jürimäe, Astra Schultz. Et me väga täname ja õppekava arendus on lõpusirgel ja õige pea siis saab see avalikule arutelule mindud ja siis me väga loodame, hoiame pöidlad, et see saab kinnitatud. Margit võttis osa minu jutust juba ära, et tõesti esinedes esmaspäeval esimesel Eesti õpetajate suurkogus Tallinnas Estonia teatri saalis, siis ülikooli rektor andis teada, et on olemas selline, avatakse portaal, siis mis selle nimi nüüd oli? Haridustark just nimelt ja enne imet juba töötas esmaspäeval, eks ju, ja kui ma õpetajatega rääkisin, siis selgus, et nad on ka seal juba avastanud ja kõige enam pakkus kõneainet seal kaasava haridusteemaline siis kirjutised ja uurimused, aga kindlasti see väga hea teoreetiline artikkel, mis seal on, et need on õpetajatele väga vajalikud, sest et väga sageli, ma ei tea, kuidas koolis, aga lasteaias kindlasti mõeldakse kaasava hariduse all enamasti sellist kitsamat vaadet, erivajadustega lastega tegelemist, aga seal on ka ilusasti välja toodud kaasava hariduse laiem vaade, et mis on vajalik ikkagi väga kõikidele õpetajale, et oma töös tuge saada. Ja kui rääkida võib-olla nendest uuringutest, mida on tehtud, siis te ise ka kindlasti teate, et valdavalt uuritakse koole, kooliõpetajaid, et lasteaed ja alusharidus, ütleme koolieelne pedagoogika on jäänud võib-olla vähem uurituks. Küll aga on üldiseid temaatikaid ja õpetaja arengut ja organisatsioonikultuuri ja uuringuid võimalik ka üle kanda lasteaeda. Aga sellist alushariduse spetsiifilist uurimust on harva leida. Aitäh! Ma arvan, jah, just nimelt, tõsi ta on, haridustarga portaal meil vaikselt on avanenud ja nüüd igal üritusel püüame siis nii-öelda suunata nii rektorid kui kõiki teisi kolleege ja loomulikult teid ka levitama infot sellest, sest mis kasu on infost, mida keegi ei tea. Et mida rohkem teatakse, seda rohkem see jõuab õigete sihtrühmadeni ja see on kahtlemata hästi tore. Ja tõsi ta on, ma arvan, et eks see väljakutse on meie ülikoolide jaoks kindlasti, et rohkem alushariduse valdkonnas ka teadustööd teha, sest see ei puuduta ju ainult, eks ole, nii-öelda alushariduses siis õpetajate järelkasvu, vaid ka väljakutse meil on kahtlemata, ütleme ka teadlaste ja õppejõudude järelkasv alushariduse valdkonnas. Ehk siis ma arvan, et siin väljakutse meie tulla tagasi Margiti koostöö märksõna juurde, siis võiks olla ka see, et me võiksime rohkem teha lasteaedadega koostööd, kus lasteaia õpetajad on ka uurijad. Et üheskoos. Võib-olla lisan siia vahele veel, et kui me vaatame, palju meil tänasel päeval lasteaias töötab õpetajaid, siis 8000 on neid õpetajaid, kes siis saaksid tulla ülikoolidele partneriks koostööd tegema ja neid lapsi, kelle igapäevaelu alusharidusõpetajate töö puudutab, siis neid lapsi on natuke üle 66 000. Et on ka mida uurida. Absoluutselt. Ja lisaks lastele õpetajaid. Väga hea. Aitäh! Aga siit läheks edasi. Koole esindab meil ka veel Urmo. Palun, sõna sulle. Aitäh! Tahaks olla ka nagu positiivne, kuigi tänases ajas ruumis sellel mõistel on juba ka teistsugused tähendused, aga mõtlemises positiivne ja näha nagu selles, et mis on tõesti edenenud ja läinud oluliselt nagu paremaks. Tulebki vaadata võib-olla siin selline nagu lähiminevik ja natuke nagu kaugemale, aga tuleb võtta ka sellest samast viimasest 2 aastast nagu see, mis on hea. Jälle tuleb nagu see sama positiivse näitena see koostöö osa, et see eriolukord, kuhu haridus ja ühiskond on nagu sattunud, on pannud kõik institutsioonid, organisatsioonid omavahel märkimisväärselt rohkem nagu koostööle. Ja see on see hea hinnas, kus tegelikult on nagu võimalik oluliselt kiiremini nagu leida häid lahendusi.
Ja siit tuleb nagu see ka esimene võib-olla nagu oluline nagu märksõna ka selle haridusteaduste osas, et ka see haridusteadus peab muutuma nagu kiiremaks. Me peame tegema neid otsuseid oluliselt kiiremini, kui seda me tegime aastaid tagasi. Ja võib-olla ongi veel kuskil selline nagu hirm eksida, et meil ei ole teaduslikke nagu uuringuid ja meil ei ole nagu teadus kõrval nagu toetamas, aga proovime ka selle eksimishirmuga nagu toime tulla ja tõesti nendest näidetest, mis on tehtud, on võimalik leida seda kriitilist poolt, mis me oleme teinud võib-olla natuke nagu valesti, aga õnneks rohkem torkab silma, mis on läinud nagu hästi. Ja see nüüd täna nagu teadusega sidudes, ma arvan, et annab meile ka tulevikus sellise märkimisväärse konkurentsieelise ükskõik millise nagu riigiga võrreldes. Üks selline teadusega seotud nagu tähelepanek või mis mind on nagu natukene jäänud kriipima, et teadus üleüldse on tegelikult väga selgelt fookuses. Poliitikud oma otsuste tegemisel teadust kasutavad positiivses mõttes, aga ka negatiivses mõttes. Meil on teadusnõukogu, kelle poole nagu vaadatakse otsustamisel, aga selles teadusnõukogus ei ole ühtegi haridusteadmist. See, kelle kohta väga paljud otsused tegelikult nagu viimasel 2 aastal on läinud. Et see oleks nüüd nagu see koht, kus tuleb võib-olla meil kõigil natukene nagu jõulisemalt ennast presenteerida ja suruda haridusteadus ka teadusnõukogude just selleks, et nii alus-, üld- kui ka kõrghariduse otsused oleksid teadlasvaate puhul kaalutletud. Et me ei pea olema kõik meditsiiniteadlased või viroloogid, aga kuidas need otsused mõjutavad täna õppimist. Me saame üldjuhul ju väga-väga rahul olla sellega, mis on, meil on maailma targem rahvas, saab öelda, meil on maailma parimad õpetajad ja ikkagi tahan ka siin öelda, et sellise hea tulemuseni oleme jõudnud ka läbi selle, et on hästi juhitud. Kuigi paljudes sellistes situatsioonides ja konfliktides vaadatakse ka kriitiliselt just sellise Eesti hariduse juhtimise suunas, aga ka tänane nagu esimene peaettekanne nagu näitab seda, et on toimunud märkimisväärsed, nähtavad, tuntavad, tugevad muutused. Selle süsteemi sees olles võib-olla nagu ei märka või oska seda näha, aga korraks hüüvides on toimunud põlvkonnavahetus. See, kes spordiga kokku puutub, teab, et see põlvkondade vahetus on alati midagi dramaatilist ja sellest nagu räägitakse palju, aga mul on tunne, et haridusjuhtimises on see toimumas üsna sujuvalt. Ja meil on tekkimas uued, ma ei taha öelda tähed, sest tänast kooli enam ei juhi need staarid, vaid tänane nagu juhtimine hariduses on meeskonna juhtimine, koostööine, valdkonna juhtimine, tandemjuhtimine, et kõik need asjad on jõudmas haridusse üha tugevamalt ja ka kooli juhtimise üha tugevamalt. Et see on see, mida me peame kasutama ja see on see, mida me peame nagu edendama ka tuleviku huvides. Kiiremini või ilussõnaliselt agiilne haridussüsteem. Probleemkoht on nagu täna tegelikult see, et meil on võib-olla mingid olulised diskussioonid jäänud tegemata. Ja üks selline oluline koht on koolivõrk. Millist haridus- ja koolivõrku me vajame, aga ka selle juures, et mida me suudame üleval pidada. See raha küsimus see on igipõline ja see jääbki. Jälle, kui me võtame analüütika, siis vaatame, et tegelikult Eesti haridus SKT-st saab väga palju. Me olemegi oma tulemuse saavutanud sellest, et me paneme haridusse väga palju. Aga järelikult ka kuskil kasutame seda ebaefektiivselt ja ebamõistlikult. Nii et me peame täna eelkõige võib-olla alustama sellega dialoogiga, millist haridusvõrku, see puudutab kõiki haridustasandeid, me vajame ja mida me jaksame üleval pidada. Aitäh, Urmo! Kõigepealt ma pean siin saladuskattele ütlema, et päris COVID-situatsiooni alguses me tegime ettepaneku teadusnõukoja
juhile, meie kolleeg professor Irja Lutsarile, et võiks haridusteadlased ka nagu kaasata, aga siis õigemini tegime selle niimoodi, et kiri läks nii Irja Lutsarile kui haridusministrile. Mitte praegu oli haridusminister, siis oli üle-eelmine, aga siis Irja Lutsar täpsustaski, et see ei ole teadusnõukogu laiemas tähenduses, vaid see ongi just meditsiiniteadusnõukogu ja tegi ettepaneku haridusministrile, et haridusminister võiks oma teadusnõukogu moodustada. Aga haridusminister selle kirja peale muidugi tol hetkel ei vastanud. Aga nüüd on meil uus olukord ja varsti võime võib-olla rääkida siis sellest ka igal juhul, praegu haridusminister on otsustanud ülikoolidega regulaarselt kohtuda ja kuulata, nii et järgmine kohtumine on meil Tartu inimestele vähemalt juba järgmine esmaspäev, et selles mõttes on nagu kindlasti nagu areng. Minul on täitsa huvitav mõte, mis sinult oli see, mida ma ei olegi varem niimoodi mõelnud ja ma tuleks teised sama kiiruse teema. Et minu jaoks on teadlase üks tunnuseid kahtlemine. Ma kahtlen kogu aeg kõiges. Ja sellepärast ma julge ütelda, et nii või teisiti on nagu õige. Aga ma saan aru, et ongi see, et praktikul on vaja otsust teha ka siis, kui ta kahtleb ja eksimine võib-olla ongi sellepärast meil ka laste hulgas niisugune eksimine natuke nagu tabu, et võib-olla see hakkab kuskilt teadlastest pihta, et teadlased ei julge eksida ja ei julge öelda, et võib-olla me peamegi seda nagu muutma. Siit ongi hea nagu liikuda ülikoolide juurde, et kas me oleme valmis rohkem eksima, teadustööd kiiremini tegema ja kuidas me tänasel kiirusel oleme suutnud võib-olla reageerida. Tiia, Tallinnast. Aitäh Margus mind siia kutsumast, et mind ka see väga intrigeeris seesama mõte, et otsustage kiiremini, et julgege otsustada kiiremini ja ma arvan, see on haridusteadusest tohutu väljakutse meie jaoks. Et kuidas ja mille põhjal me julgeme seda teha ja kes siis võtab selle vastutuse, sest teaduses on jah, see kahtlemine on kõige alus, et kus on see tõde, üks ütleb nii, teine ütleb naa ja mille põhjal me lõpuks otsustame. Nii et, aga see on meile mõtlemiskoht ja ma arvan, see on meie väljakutse, seesama, mida me pärast ka veel saame välja tuua, sest ilmselt kohe, kui tuleb ka ministeeriumi vaade, on ju see võib-olla esimene punkt, mida ma välja ka kohe tooksin, ongi see, et mis see haridusteaduse võib-olla tänane seis on see, mida me võime väga rõõmuga öelda, et meid kuulatakse, meid oodatakse otsustajatega kaasa rääkima, meie käest küsitakse väga palju sisendit, mis on, ma arvan, oluliselt erinev see, kui mina olen ülikoolis olnud 20 aastat, et mis oli näiteks 20 aastat tagasi. Ja see toob ka tõesti selle sama teema kaasa, et me oleme kaasatud, me võime otsustada ja kas me julgeme otsustada ja võtta selle vastutust, eks. Ja lõpuks minule väga meeldib, üks minu ettevõtjast tuttav ütles, et tead, igasugune otsus on alati parem kui otsustamatus. Et otsusta ära, juhina järgmine kord ütled, see info tol hetkel ei olnud piisav, nüüd mul on uus info, nüüd otsustan uuesti. Nii et võib-olla see on ka see vastus sellele, et otsustame praegu ära, saame uue info, nüüd otsustame uuesti ja saame ka öelda julgesti, et võib-olla me ei eksinud, aga meil on piisavalt infot, et see otsus sellel hetkel nii teha. Nii et ma arvan jah, et selline haridusteadus kui poliitiliste otsuste langetamine alus hariduspoliitikas on üks hästi oluline, kuidas ma ütlen, selline pööre, mis minu hinnangul on toimunud. Ja sellises võib-olla laiemal hariduspoliitilisel tasandil. Siis võib-olla teine pool, mis ma tahaks sisse tuua, et minu jaoks haridusteaduse kese on ikka see laps ja see õppija. Et see inimene, kelle jaoks me seda teeme. Et ei ole ju vaja kooli ega lasteaeda ega ülikooli, kui seal ei ole kõiki neid, kelle jaoks me seda teeme. Ja ma näen, et haridusteadus nende aastakümnetega, mis me siis peale taasiseseisvumist on toimunud ja need mõtted ja arendused, mis on toimunud, et on hästi läinud siis sellise õppija keskseks, lapse keskseks, kuidas me soovime seda öelda, ja just läbi selle, et me oleme mõtestanud. Me oleme mõtestanud, et mis on õppimine, mis on areng, kuidas meie tahame seda mõista ja kui võib-olla 90-ndatel oli see, et vähemalt, ma ei tea, mina veel siis ka ise õppisin ja
tohutult oli Soome, meil oli kõik Soome kasvatusteadlased ja Soome, sest see oli hästi kättesaadav, siis hakkas tulema kogu rahvusvaheline kirjandus niimoodi, et me püüdsime nagu ahmisime igalt poolt, et kus me saime, siis ma arvan, nüüd me oleme jõudnud nagu mingile sellisele oma lähenemisele, et me nüüd Eestis, et me lepime neid asju nii kokku ja me leiame, et õpikäsitlus on see ja teine ja meie näeme seda õpikäsitlust nii ja meil on muutunud või nüüdisaegne või mis iganes terminid meil siis on, aga me mõtestame seda iseenda jaoks ja püüame leida seda oma kogemust selle õppimise ja õppija toetamisel, mis on minu jaoks kogu sellise haridusteaduse baas, eks, et miks me seda üldse kõike teeme. Ja kolmanda teemana ülikooli esindajana, mida ma tahaks tuua esile, mida tegelikult juba Margit tõi ja Margus ütles, et oi, kui tore, et sa räägid ülikoolist. Et see, et me teeme koos, et me teeme Tallinna Tartu Ülikooliga õpetajahariduses just sisulist koostööd ja see ei ole mitte ainult ütleme, see, et lepime nagu õppekavades või mingisugustes üldistes põhimõtetes kokku, mis on ka hea, aga mis on kuidagi elementaarne, aga me oleme jõudnud just sellisele hästi sisulisele selles mõttes, et meil on ühised teadusprojektid, meil on õppejõud, kes kirjutavad koos, kes uurivad koos, meil on ühised uurimisgrupid, et mõnel juhul ma isegi enam ei erista, et me lihtsalt teeme koos, et ma ei mõtlegi, et see nüüd on Tartust või nagu enne siin Evelin kenasti ütles, et see on meie riiklik õppekava grupp, et me lihtsalt oleme Merlega nii mitu asja koos teinud, et teemegi Merlega koos ja ma arvan, et mis on väga hea olnud sellises ülikoolide koostöös on olnud kutsesüsteemi arendamine, et meil on kõikidel õpetajahariduse erialadel kutse omistamine, mida me oleme ühiselt ajanud ja kus need õpiväljundid ja kuidas me siis õppekavades seda rakendame, et ma arvan, et see on kogu õpetajaskonna professionaliseerimist hästi toetanud ja see on olnud Eestis, ma arvan, ka üks suur saavutus ülikoolides. Ja lisaks nendele teadus- ja uurimistöödele, ühistele juhendamistele, doktoritöödele, ühistele eelkaitsmistele, kaitsmistele, oponeerimistele, siis ma tooks välja minu arust ühe hästi unikaalse asja, mida me oleme ka koos teinud ja see on meie Eesti haridusteaduste ajakiri. Nii et see, et on rahvusvaheline peaaegu juba tipp, varsti saab äkki ka meie tipuks, eks siis me kõik teame 1, eks ju, aga praegu on 1-2, aga varsti on 1-1, aga lihtsalt see, et meil on selline omakeelne tippajakiri, see on unikaalne, et me oleme seda saavutanud sellise, ütleme väikse rahvana ja see on ka võib-olla see, mida me saame andagi nüüd õpetajatele, koolidele, üliõpilastele, et omakeelset haridusteadust edasi arendada. Aitäh, Tiia, teid väga hästi välja, ma arvan, see julguse teema on juba mitu korda läbi käinud, selle juurde veel see, me võime olla ka uhked tegelikult selle üle, mis meil on, me ei pea nagu olema kogu aeg tõid selle soomlaste ja eestlaste nagu selle võrdluse teema, kes tõesti kõnetab ka hästi. Eile oli üks doktoritöö kaitsmine Tartu Ülikoolis, Liina Malvaäli juhendamisel kaitses ja Soomest oli oponent ja Soome oponent ütles ka, et nii ilusti nagu tehtud töö, just nimelt, mis ta välja tõi, need teemad, oli üks asi on töö ise, aga teine asi kogu see struktuur, kuidas on loodud rahvusvaheline meeskond. Töös oli 3 artiklit, mõlemad olid erineva rahvusvahelise meeskonnaga natuke niimoodi, et loodud selline nii-öelda kontaktide võrgustik ja see koostöö teema, mis tuleb välja. Ja ta ütleski, et see töö, ta võtab kindlasti, tal oli endal, kui palju ta ütles, 16 doktorit kaitsnud või kui palju, et ta võtab nüüd selle enda doktorantidele näidiseks, selle Eesti töö. Et nüüd me oleme jõudnud tegelikult sinna, kui mulle tundub, et Eesti võib sageli olla Soomele, aga kui ta on juba Soomele, siis kõigile teistele riikidele üle maailma, eks ole, eeskujuks. Et me peame nagu leppima selle raske koormaga, eks ole, vastutusega. Aga Äli, sulle? Siin peab aina nagu nüüd loomavaks minema, sest et mitte korrata kõiki eelnevaid, et ma lihtsalt järjest Tiia ütles igasuguseid asju ära, mida ma saan, nüüd ma saan äkki seda veel rääkida, ei, nüüd ütles Eha ka veel, et nüüd on kõik viimane asi on ära öeldud, et ja samamoodi kõik teised, kes varem rääkisid, ma oleks hästi sarnased asju, ütleme, see pilt on meil hästi ühesugune. Aga ma püüan siis nüüd tuua midagi siia pilti juurde ja olen kõigega nõus, mida varem räägiti.
ja ma tahaks rääkida järelkasvust ja professionaliseerimisest ja kõigest veel pikemalt. Aga lähme sellest kohast edasi, kus Tiia ütles, et just nüüd me oleme siis sellises seisus, kus me oleme ise ka tugevad ja me teemegi, meie teadus ongi praktiline. Selles mõttes, et meie ei saa teha laboriteadust. Meie teadus ongi koostöös lasteaedadega, koostöös koolidega, sest meil ei ole siin katsebaasi, kus kohas meie oma uurimustööd läbi viime. Meie teemegi reaalses elus oma uurimustööd. Et nüüd, kui me oleme ise piisavalt tugevad, siis me ei saa ka siia kinni jääda, siia oma mõnusesse toredasse kollektiivi, kus me kõik oleme nõus, eks ole, et meie peame nüüd ise saama dialoogi ka väga erinevates valdkondades, ütleme maailma tasemel teadusega. Et ma toon siis selle teise poole ja see tähendabki neid rahvusvahelisi võrgustikke, kus me peame ka ringlema, tiirlema, selle jaoks, et siia vahepeal ka natuke värskust tuua ja oma ideid edasi sinna rahvusvahelisse võrgustikku viia. Et ma arvan, et haridusteadus täna küll on sellisel tasemel. Ja kui ma ennem siin mõtlesin, et üleüldse, et kus haridusteadus või haridussüsteem Eestis, siis tõesti ega sotsiaalhoolekanne, transpordikorraldus Eestis ei ole võrreldes maailma teiste riikide nende samade valdkondadega, ei ole nii heal tasemel kui on haridus. Et selles mõttes me oleme ikkagi nagu sellises valdkonnas, kus meil on küll ikka väga lihtne ka kuskil mõnes teises riigis öelda, kus me oleme ja kuidas meie õpilastel läheb ja õpetajatel läheb, et ikkagi väga hästi ja nüüd on edasi lihtsalt see, et kuidas seda hoida ja nüüd see koostöö ongi see koht, mida meil on absoluutselt vaja seda hoida. Kaasava hariduse õppekava sa olin nimetanud, koostöös tegime. Me tegime Tallinna Ülikooliga ühe projekti raames kaasava hariduse õppekava kõigepealt täienduskoolituses ja täiesti koos töötasime välja ja Tatjana aitas meil seda taotlust kirjutada ja rahastust saada, nii et ka ministeeriumiga koostöös oleme teinud ja Margit on meid seal nõustamas, nii et see ongi praktiliselt seesama seltskond praegu siin, kellega me seda tegime. Aga ühesõnaga, mis oli tore see, et selline valdkond Eestis, täiesti uus valdkond, õpetajakoolituses varem pole tähelepanu saanud nii palju, eks ole, ja nüüd on järsku vaja meil rohkem seda ja täienduskoolituse kursuse töötasime välja koos Tallinnaga ja nüüd sellest aastast on ka tasemeõppes õppekava, kuhu tulevad siis õpetajad ja ma tean, et siin on vähemalt üks õpetaja, kes tuleb sellele õppekavale, on saalis. Ja see ei ole selline õppekava, kui te tulete sellist, ma ei tea, esmataseme haridust omandama, vaid see ongi, me hakkame siin vanemõpetaja kutset andma. Et selles mõttes, et see on ka midagi, eks ole, erilist, aga Tallinna Ülikooliga koos tegime seda ja paljud teiste partneritega. Et me oleme tõesti palju teinud ja nüüd me peame seda levitama ja seda teistele kolleegidele välismaal jagama. Ja nüüd, kui natuke nendest murekohtadest, siis minu meelest see järelkasv ongi see kõige suurem küsimus, õpetajate järelkasv, ülikooli õppejõudude järelkasv täpselt samamoodi ja ei taha lihtsalt minna sinna väga lihtsalt, markeerimegi ära võib-olla siis, kuidas edasi väljakutsete blokis räägime edasi, aga ma arvan, et see järelkasvu teema on, mis meil on vaja. Aitäh, Häli, siit minu jaoks uue teemana kindlasti sõna kõlama ka see missiooni tunne või missiooni ülesanne, see missioon ühelt poolt on meil oma Eesti koole, lasteaedu, ülikoole tegelikult ka aidata, eks ole, oma teadusele tuginevalt, aga teiselt poolt me oleme valmis selleks, et täita oma globaalset missiooni. Meil on võimalus tegelikult toetada arenguid kogu maailmas. Aga Tatjana, sina oled nüüd analüüsi osakonnast, sa oskad kõike analüüsida, kõik see nüüd siin kokkuvõttes ja mis on siis analüüsi osakonna ja laiemalt ministeeriumi vaade sellele, kus me täna oleme? Ma tahaksingi alustada sellest, et sinu esimesed sellised sõnad olid sellest, et kust me teame, et meil on hea haridusteadus. Ja sa tõid välja näiteks, et erinevad rankingud ja näiteks, ma ei tea, publikatsioonide arv ja teadlaste selline nii-öelda tase, et läbi näiteks publikatsioonide ja näiteks kõlas ka 1, 2, 1, 1 ambitsioon, et jõuaks siis üks tasemele. Aga tegelikult on, ma tahakski veel öelda, lisaks sellisele nii-öelda võib-olla natuke instrumentaalsele mõõtmisele, et kus on meie haridusteadus või mis tasemel meie haridusteadus on, et tahaks sisse tuua ka sellise natuke teise vaate, et
kuidas meie teame, kuidas tavainimesed teavad, kui hea on haridusteadus. Ja mulle tundub, ja tegelikult me võtsime haridusstrateegia, uue haridusstrateegia tegemisel, me võtsime aluseks, et sellise ühe väga tähtsa oletuse või eelduse, et hea haridussüsteemi vundament on haridusteadus. Ehk siis põhimõtteliselt meil ei saa olla tipptasemel haridussüsteemi, kui meil ei ole teaduspõhist õpetajakoolitust, teaduspõhist arendustegevust, kui meil ei ole näiteks teaduspõhist tipptasemel täienduskoolituse või sellist mikrokvalifikatsioonide programmi haridusvaldkondades. Ja sinna võib ka jätkata, et näiteks, et haridusteadus on hea siis, kui ja ka haridussüsteemil on see ootus olemas, et kui see on inter- või transdistsiplinaarne, ehk siis kui me tegelikult näeme sellist laiemat pildi, et mis ühiskonnas toimub, et mis näiteks, et kuidas kool või haridussüsteem panustab sotsiaalsete probleemide ennetamise või siis kuidas on seotud siseturvalisus ja see töö, mida õpetajad teevad koolides või kuidas näiteks toetada vanemaid, et selliste vanemusoskuste arendamisel, et luua sellist turvalist head keskkonda meie lastele. Et ühesõnaga kindlasti haridusteadus ongi nende teemade keskmes, ehk siis jällegi võib-olla siin on pigem minu isiklik seisukoht, aga mulle tundub, et me saame hinnata haridusteaduse sellist mõju või ütleme läbi selle, et näiteks milline on õpetaja ameti, õpetaja professiooni selline identiteet ja maine ühiskonnas, kas õpetajad, kuidas õpetajad ise või haridustöötajad ise tajuvad, et mis on, mis on nende töö väärtus ühiskonna vaates, et jah, rahalises võtmes me ka rääkisime, et kahjuks meil on praegu selline olukord, kus me ei ole saavutanud seda 120%, et mis võiks olla selline baastase, aga samas õnneks ma arvan ka, et tänu ülikoolidele on tõusnud selline õpetajate subjektiivne taju, et nad on väärtustatud ühiskonnas ja nad väga palju panustavad ühiskonda. Et ma tooks veel välja ka sellise aspekti, et see distantsõppe ja COVID-i periood näitas ka selgesti, et see meie vundament on väga hea, sest et Tallinna Ülikool uuris koolide sellist säilimütkust või toimepidavust, ehk siis kui hästi nad said hakkama sellises kriisiolukorras, distantsõppe olukorras. Ja me nägime ka, et tegelikult nad said hästi hakkama tänu koostööle, tänu sellele, et ka ülikoolid panustasid, ehk siis see on ka üks selline märk, et meil on tugev haridusteadus ja ta tegelikult aitab kaasa sellele, et meil on et meie ühiskond sai hakkama selles väga keerulises olukorras tegelikult ja paremini hakkama kui ka teistes riikides näiteks ja me tõesti olimegi eeskujuks ja praegu ka olime eeskujuks teistele riikidele. Et siis võib-olla lõpetuseks, et kaks suurt märksõna, kus ma näen, et on toimunud hästi suur edasiminek ja kus tegelikult mulle tundub, et ülikoolidel ja teadusasutustel on selline, teda võtnud enda sellisteks suurteks märksõnadeks, et esimene märksõna on koostöö, nii omavahel kui ka koolidega, kui ka nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt kui ka kogukonnaga. Ja teine on teadmussiire, et teadmussiirde selline teadlik juhtimine, et mis tegelikult ilmselt on ka, mitte ilmselt, vaid kindlasti on ka kompetentsikeskuste selline mõlemas ülikoolis väga suur saavutus. Et me täna natuke juba rääkisime teadmussiirdest, aga ilmselt see on tõesti väga hea meel, et need kaks asja, koostöö ja teadmussiirde selline edendamine on olnud juba sellise viimase perioodi sellised suured saavutused ja mis tegelikult ongi, et teadus iseenesest tipptasemel iseenesest on kindlasti väärtus, aga kõige ühiskonna vaates, haridussüsteemi vaates on kõige tähtsam, et me saaksime ka kaasada kooli sinna teadus- või koostöösse või projektidesse, et me saaks teadmussiirde valdkonnas tõesti jõuda ka tipptasemele, mis võib-olla ei peegeldu nendes rankingutes nii palju, millest me rääkisime alguses, aga mis on hästi tähtis näiteks õpetajate järelkasvu tagamiseks või siis õpetajate kutsekindluse tagamiseks või siis austavate õpetajate sellise heaolu ja positiivse
kogemuse tagamiseks, et nad, et ERV ka edaspidi oleks maailma parim haridussüsteem kokkuvõttes. Aitäh. Selleks teadmussiirist on meil kogu aeg selleks ka koostöö, täna on kogu aeg läbi käinud, on üks murekoht, ma lihtsalt siin sirvin Heli-Mattiiseni sõnumeid veel, on seesama, et inimeste hulk. Et see on meil nagu selles väikeses Eestis see kriitiline teema, et mis Heli toob ka välja veel vähe mõttena, et tõepoolest meil on võib-olla peaaegu, et läheb Eveliniga tõesti kokku, et on olnud üldhariduskooliga seonduvate uuringute poole asjad rohkem kaldu, et meil ei ole ta lisaks alusharidusele toob veel välja ka kõrgharidusega seonduvate uuringute või kutseharidusega seonduvate uuringute, toob välja ka erivajadustega õppijatega seonduvate uuringute nagu vähesuse võrreldes muudega, eks ole, et need on need väljakutsed ja siis ühesõnaga, aga positiivsena toob välja tõesti selle, et inimesi on tõepoolest juurde tulnud. Ja nüüd, eks algul, kui inimesed juurde tulevad, on loomulik, et nagu tema nimetab, kasutab sõna kirevus, et ka nii-öelda taseme osas on kirevus, eks ole, esimesel hetkel nagu suurem, aga see on loomulik selline nii-öelda arenguetapp, et kui mida rohkem, küll me siis nii-öelda meeskonnana tasapisi järjest kasvame ja suudame rohkem siis vastata erinevate osapoolte ootustele. Aeg on hästi armutu, aga ma siiski korraks tõusen ja vaatan saali poole, et kas on tekkinud mõni hästi tähtis, hea küsimus, kommentaar, mida tahaks küsida või lisada? Mikrofoni korra. Aitäh, väga huvitavalt ja asjalik käsitluse osas. Ma nüüd olen mõtlema selle küsimus, kuhu läheb Eesti haridusteadus. Ja selles arutluses kuidagi jäi väga väheseks küsimus, kuhu läheb Eesti haridus. Ja seda küsida sellepärast, et see on ka osa teadusest. Ja ega needki küsimused ei ole lahendanud, ma kutsun üles, seda see kõik väga olulist asjad räägib ära, aga ma usun, et siin võiks ka tähelepanu rohkem, sest see on ju ka, kuhu läheb Eesti haridus, on ka teadusele üks üles. Võib-olla saalis võiks kommenteerida, vähemalt ma kommenteerida. Aitäh, vaade kui üks võimalik uurimisteema. Just. Soovib keegi paneelist kommenteerida või saalist? Ma lihtsalt arvan, et peaettekanne alguses näitas meile ja Urmo ka viitas vist, et muutused on. Ma ütleks ühe sõnaga, edasi. Eesti haridus läheb edasi ja see on tegelikult hästi tähtis, et me väärtustaksime seda, et Eesti haridus püsiks ja et ta lähebki edasi, et me ei jääks nagu paigale, et me ei jääks, ütleme siis kuskile kinni, ehk siis ühe sõnaga, Eesti haridus läheb edasi. Aga aitäh, ma arvan, et edasi tegelikult ongi meie paneeli teine pool, mis ongi just küsimus, et kuhu edasi, et mida on tulevikus vaja. Kuhu peaks minema Eesti haridusteadus? Ja siin oli mõte, et alustada seekord nendest, kes siis ilmselt peavad ütlema, et nende põhitöö on õpetamise kõrval ka teadustöö tegemine, et alustaks ülikoolidest. Nii et kõigepealt meie võõrustaja, Äli. No ma arvan, et kuhu edasi ja kus need kitsaskohad on. Ja just mõtleme hariduse peale, mitte teaduse peale ainult, eks ole, siis seesama järelkasv, millest oli juttu hommikul natuke sellest õpetaja karjäärimudelist. Margit mulle juba sosistas, et see on olemas, et see on 4 dimensiooni ja seal on, et kõik on võimalik. Ja eks ta ongi olemas nii mõneski koolis, selles mõttes, et sellised progressiivsed koolid ja lasteaiad ongi nad välja töötanud, sellepärast et inimestel on vaja näha perspektiivi ja näha sihte, kuhu edasi liikuda. Aga süsteemselt laiemas plaanis Eestis saaks seda natuke rohkem koordineerida.
ja järelkasvu kohta ma ütlen ühe võib-olla natuke ebapopulaarse teema, toon siia lauda praegu ja see on nüüd võrdluses siis sellised mahukad, põhjalikud, pikad õpetajakoolituse ettevalmistusprogrammid, õpetajakoolitus enamasti 5 aastat, eks ole, ülikooli õpinguid, võrdluseks siis lühikesed, kiired programmid, mõnel juhul 3-6 päeva, eks ole. Ja nüüd mina olen kriitiline nende viimaste suhtes ja mitte lihtsalt ainult emotsiooni pealt või mitte ainult kõhutunde pealt, vaid lihtsalt teadustulemuste pealt ja kogemuste pealt teistest riikidest ja ma arvan, et me peaksime rohkem vaatama ka tõesti sinna nendesse programmidesse sisse, et mis seal toimub, mis on nende mõju ja vaadata ka pikaajaliselt, et missugune on siis järelkasv reaalne, kui paljud siis need inimesed suudavad seda hakkavad saavad ja kui kauaks nad jäävad siis üldse haridussüsteemi tööle. Ja me ei pea vaatama siin jälle ainult Eestit ja mõtlema ainult Eesti peale, vaid teisi riike, kes samuti on olnud kimpus väga pikka aega õpetajate puudusega, näiteks Holland. Ja ma ütlen, et hiljutisi sellised ülevaateuuringud lugedes nende olukorras siis oleksid kriitilised just nende lühikeste programmide suhtes, sest loomulikult on ka seal sellised välja töötatud ja pigem pakutakse nagu sellise alternatiivina suunana veel kvaliteetsemat, veel nõudlikumat, põhjalikumat õpetajakoolituse programmi ülikooli juurest, mis annaks siis ettevalmistuse selleks ka, et sellise väga pingelise, stressirohke tööga hakkama saada. Ja see on nagu üks konkreetne teema, mis ma arvan, et vajab rohkem tähelepanu, et need haridusuuendused, algatused, mida me Eestis saame suhteliselt kiiresti, siis me on mobiilsed ja meil ei ole võimudistantsid nii suured, me saame tõesti ministeeriumisse jutule, analüüsiosakonda näiteks või kuhu iganes, eks ole, Marguse juurde jutule, Urmo juurde jutule, kõigi juurde jutule, eks ole, ja kohe siis me saame neid hakata rakendama, katsetama neid uusi asju, aga samas me peame ka kriitiliselt vaatama ja mõtlema, mis on nende mõju. Ja ikkagi, et kui me oleme see haridususku rahvas ja haridusrahvas, siis nende tulemuste taga ongi see suur hulk õpetajaid, kes on selle väga põhjaliku ja pika ettevalmistusega ja väga suure kogemuse pagasega, et mitte seda ära unustada. Aitäh, siin kahele teemale, aga üks asi, mis tasub tõesti, mis mulle nagu väga meeldis selle meie lõppeva projekti juures, oli just nimelt see, mida haridustargast on võimalik vaadata, et meil on palju initsiatiive, palju hästi toredaid asju, mida välja arendatakse ja arendatakse väga kiiresti, selles mõttes meil hästi tore rahvast laiemalt, mitte ainult haridusteadlased või ülikooli inimesed. Aga selles haridustargas on need asjad, mida on siis uuritud, et neil on ka mingi efekt millelegi. Ehk see asi peaks nagu alati nagu juures olema ja ma arvan, et seda me saame üheskoos nagu teha, et on see ükskõik, on see mingi situatsioonile hinnangu andmine, täienduskoolituse läbiviimine, õpetajakoolitus, et see asi käiks alati käsikäes ka uuringutega, seda võiks muidugi rohkem veel näha. Ja teine mõte, ma mõtlesin selle sama kiiruse teema juurde, et see oli väga hästi välja selle linki, et Urmole vastuseks lihtsalt, et me saame küll kiiremini. Just nimelt siis, kui me loeme, sest lugeda saab kiiremini, kui ise järgi proovida. Ja eks mida lugeda, see tuleb kogemusega ühelt poolt, aga teiselt poolt need samade võrgustikega jälle. See on hästi tore, et meil on need lahendused olemas. Aga Tallinna Ülikoolist, Tiia, palun. Jaa, kui ma selle küsimuse peale mõtlesin, siis just see, et mis see tulevik toob ja mis tulevik ootab ja kuhu me läheme, et siis mõnes mõttes ülikoolil ongi see tuleviku vaatav roll natukene, et ülikoolina me peamegi ennustama natuke tulevikku ja mõtlema tulevikku ja mul kuidagi hästi assotsieerus see hetk, kui me vaatasime instituudis, arutasime meie haridusstrateegia 2035 üle, kui ta oli aruteluringil ja kui siis professor Mati Eitmets ütles, et teate, see on ilus dokument, kõik on ilus, kõik on väga hästi, aga mul on üks mure. Ja minu mure on see, et kus on meie ambitsioon. Ja võib-olla ega siin vastust ei ole, aga et ma arvan, et see ülikoolina see tuleviku osa ongi see, et me peaks olema need leidma selle ambitsiooni, et kui me oleme nii-öelda selline maailma targem rahvas ja teatud ütleme, kas siis rankingutes tipus või mis iganes PISA testid või seda arvestades või mitte arvestades,
aga et mis on see meie eripära, et mis on see, mida meie tahame eriti teha, et meie haridusuuendus ja see meie ambitsioon, et seda tulevikku nagu endale koos luua, et ega seda ei saagi keegi üksi ütelda, ei saa ministeerium meile seda ütelda, ega ei saa ei Tartu ega Tallinn siin pead kokku panna, ütleme, et see on, vaid et ikkagi ainult koos ühiselt luua, et meie Eestis tahame, et meie haridus on vot selline, et sinna me tahame siis edasi minna, nagu Edgar Trull ütles, et kus see haridus läheb, et vot siis ise ütleme, et me tahame sinna minna. Et see on see meie tuleviku nägemus meie haridusest. Et ma arvan, et see on üks hästi suur väljakutse meie hariduses ja haridusteaduses. Ja võib-olla järelkasvu osas ma tõesti, see on meie mure ja ma arvan jah, et meie mõju, et me kuidagi peaks hästi, kui me räägime praegu, on just nagu väga aktuaalne paindlik lähenemine, paindlikud õpivormid, et õpetajaks, kas nüüd just kiiremini, aga paindlikumalt, ehk siis töökohapõhiselt, et siis kuidas tuua kohe juurde see, kas see paindlik vorm, mida me pole enne rakendanud, on see nüüd ikkagi see õige ja hea, et ega me ei tee endale nagu karuteenet. Ja kolmandaks ka selline haridusteadus kui selline, et aga midagi pole teha, kui me räägime teadusest, siis me räägime teaduse rahastamisest ja teaduse rahastamine rahvusvahelises kontekstis tuleb väga palju sellest öelda, et mis selleks aluseks on antud, ehk siis millele raha antakse. Ja see tähendab ka seda, et me peame pidevalt nagu kohanema, arenema, interdistsiplinaarsemaks minema ja näiteks praegu tuleb päris palju ka läbi ettevõtete, et see on ka meie jaoks täitsa uudne, et Euroopa rahastused haridusele tulevad läbi ettevõtete, ehk siis me hakkame olema natukene sellised ükssarvikud, startupid ja me peame sellega kohanema ja see on ka see meie tulevik, et ega see kuidagi ei lähe aeglasemaks, teistsugusemaks, traditsioonilisemaks tagasi, vaid pigem ma arvan, et see ongi see, me oleme kiired, me oleme paindlikud, me oleme innovaatilised ja me julgeme olla ambitsioonikad. Aitäh! Avatus uutele väljakutsetele. Ma hüppan siin kava järgi meil Heliman Tiiseli juurde jälle korraks, ühesõnaga, et sinu mõtted lähevad hästi kokku tema mõtetega vastupidi. Et tõepoolest, ta tõi ka välja just selle, et meil on tegelikult olemas piisavalt kompetentsi kõigi Eesti haridusprobleemide lahendamiseks juba. Küsimus on natuke selles ajas, eks ole, ja see ambitsioonikuse mõte, temalt tuleb nagu hästi välja just seda, et rahvusvaheliselt me ei suudagi olla kõigis valdkondades, kõigis haridusteaduse valdkondades need päris tipud, eks ole, kõiki teemasid me ei suuda rahvusvahelise tipptaseme välja arendada ja see võib olla täiesti piisav, et me ei pea olema lokaalse tasandil, me peame suutma probleemid lahendada, aga mis on tema poolt nagu ütleme selline nagu ettepanek ja tuleviku nagu vaade koht on see, et meil oleks selleks, et see nii-öelda tipptase, rahvusvaheline tipptase välja areneks teatud valdkondades, meil oleks vaja rohkem sellist pikaajalist uuringute strateegiat võib-olla. See võib-olla mõtlemise koht, nüüd Tatjana vaatab HTM-i vaatest, eks ole, et meie haridusministeeriumis on ka selline nii-öelda analüüsikava, mis tehakse tegelikult nagu aastaga vaadates enam-vähem või kes on 2 aastat võib-olla aga et iga aasta vaatame, et mida me järgmine aasta nagu teeme. Aga võib-olla võiks vaatama, et mida me tahame 5 aasta pärast teha, eks ole. Ja see on asi, mida me võib-olla ei tee, mulle tundub ka täna nagu ülikoolides nagu piisavalt, et arengukavades oleks tõesti see vaade, et kuidas me suudame uue äriteisele kaasava hariduse töörühma väljaarendamisega tegelikult koolituseks, nii Tallinnas kui Tartus, eks ole, mis on niisugune väljakutse, et 10 aastat kindlasti on ühe sellise uue uurimissuuna väljaarendamiseks ja kui me ei alusta täna, siis 10 aasta pärast oleme jälle ikka veel alguses, eks ole, et need pikaaeged plaanid. Aga Tatjana, sinu vaade tulevikule? Aitäh! Ma võib-olla kommenteeriks korra sinu ja siis ka Heli küsisid, et et meil tegelikult, kui me ütleme selle peale, et milliseid uuringuid meil või mis tüüpi uuringuid meil vaja on, et meie strateegia saaks teoks ja teine asi ka selles, et tegelikult ta on üsna ambitsioonikas, kui vaadates indikaatorite osa, et kui me ikkagi ütleme, et me tahaks 2-kordistada meie õpilaste seas tippude osakaalu, et kui me vaatame tõesti seda 5-6 taset PISA-s näiteks, või siis saavutada ütleme selle asja, et meil ongi
nende kutsekindlus õpetajate seas kõrgem võrreldes sellega, mis täna on, et need on üsnagi sellised ambitsioonikad asjad, et kui just nagu numbrite keelt lugeda ja vaadata. Ja rääkimata näiteks sellisest personaliseeritud õppeideest, mis on, kui hakata niimoodi kaevama sinna sisse, et mida see kõige tähendab ja kui palju see mõte üldse muudab seda, kuidas inimesed õpetavad ja õpivad Eestis, et see on, ütleme, selline asi, mis võib-olla ta on ainult 2 väikest sõna, personaliseeritud õpiteed, aga selle taga on päris selline fundamentaalne muutus, mida me oleme mõelnud strateegias, võiks aset leida. Aga ütleme, küsimus on, et mis tüüpi uuringut meil vaja on, et need asjad saaksid teostatud. Et siin ongi tegelikult, ütleme, ühesõnaga, kindlasti on üks suund, mida me oleme siit varem ka teinud ja mis on hästi sellised tähtis, on sellised nende kiired, agiilsed rakendusuuringud. Et meil on mingi probleem, mingi teema, me tahame teada, et mis toimub, kuidas seda lahendada ja milline on näiteks rahvusvaheline kogemus ja näiteks siin on see aken võib-olla mingi hästi lühike, et eks siis sa pead saama selle vastuse näiteks poliitikakujundajale anda näiteks mõnikord meil on 3 kuud selleks, et seda kõike läbi teha koos partneritega. Aga samal ajal meil on vaja ka tegelikult selliseid süstemaatilisi uuringuid, mis näiteks mis võib-olla mille isegi taga on ka selline hästi korralik mingisugune selline teadustaristu, et näiteks erinevad longituudsed uuringud hariduses, et me saame hinnata teatud ütleme, pikima aja jooksul mingisuguseid trende või muutusi või suundumusi hariduses ja inimeste oskustes. Näiteks üks selline näide, et ütleme, ta ei ole longituuduuring, aga hästi tähtis uuring meie vaates on näiteks DIOG, ehk siis täiskasvanute oskuste uuring. Jah, tema samm on peaaegu 10 aastat, ehk siis mõõtmiste vahel on hästi pikad perioodid ja see on hästi kallis uuring, ta on väga sellise, väga hea sellise metoodikaga uuring, ehk siis me tegelikult testib päriselt erinevate selliste päris elu ülesannetega inimeste võimed lahendada probleeme või siis funktsionaalse uurimise oskusi ja selle alusel on võimalik teha ka hästi selliseid tähtsaid järeldusi nii poliitika kujundamises kui ka eluviimises. Et ka selliseid uuringuid on meil vaja. Ja rääkimine näiteks, kui me vaatame teaduse poole pealt, siis kindlasti on hästi tähtis, et meil ülikoolides on, et peaks olema ka selline võimekus tegelema selliste baasalusuuringutega õppimise, õpetamise valdkondades, ehk siis nii ainedidaktika, kindlasti ka näiteks ainedidaktika andmestunud ühiskonnas või andmestunud haridussüsteemis, et igasugused sellised mõju-uuringud, näiteks kui me räägime andmetest hariduses, siis kuidas andmetest saab informatsioon ja just see informatsioon, mida haridustöötaja ja õppija ise vajaks otsuste langetamiseks. Ehk siis ütleme, see on tegelikult mõnedes kohtades, nad on sellised väga kriitilised ja tegelikult ka pool maailmas ei ole hästi või uurimata või siis lahti mõtestamata teemad, kus tegelikult Eesti võib haarata või saada ka hästi sellist võtmerooli, või saadagi eeskujuks või eestvedajaks, et näiteks Eestis selline teema nagu hariduse andmestumine ja ütleme, kus meil tegelikult on väga head võimalused neid asju uurida, siis jällegi meie väiksus, avatus ja tegelikult ka suhteliselt selline liberaalne õigusruum ja just võib-olla ka inimeste valmisolek oma andmeid jagada või siis osaleda selle tüüpi projektides. Ühesõnaga, siin on kindlasti sellist potentsiaali, mida võib tulevikus ära kasutada. Aga jah, et ma arvan, et kokkuvõttes Eesti haridusteaduste tulevik on väga põnev. Et meil on ägedaid teemasid, meil on äge tiim, tegelikult kellega koos, ma näen lihtsalt, et teil väga hea selline koostööklapp, et siin majas Tallinna Ülikoolis ütleme hästi selline koostööline kultuur ja väga mõnusad ägedad teadlased, ka sellised noored teadlased või siis väga palju doktorante, ilmselt ka järelkirjantuuri
saaliga või need inimesed, kes peale Benefiti-kontori jäävad teaduse juurde, eks siis kõik sellised võtme edufaktorid on tegelikult olemas, et võiks juba 5 aasta pärast öelda, et nüüd on, me tegime veel ühe niisuguse sammu teeme selles suunas, et Eesti on näiteks maailmakaartil kuskil see tippkoht, kus on näiteks ühes või teises valdkonnas või Heli pakkus ka välja, et juba mitmes valdkonnas, et me oleme see maailma tipp ja eeskuju, et mingisugustes teemades. Aitäh, Tatjana, sa teed nii palju huvitavaid teemasid jälle juurde, eks ole, sisse, et andmeanalüütika ja valmisolek osaleda uuringutes, et meil oleks nii-öelda teaduspõhine rahvas, ma tahaks seda edasi öelda, et teaduspõhine rahvas on valmis teaduse hüvanguks ka osalema, eks ole, uuringutes ja nii edasi, et see on hästi nagu tähtis, et meil on keskkond võimalik, mida Toomas Hendrik Ilves omal ajal ütles, et Eesti edu taga, eks ole, oli see, et me lõime selle infrastruktuuri, milles oli võimalik innovatsioonil tekkida, mida paljudes riikides ei olnud, eks ole, ja küll ta siis tekib. Et sama lugu, eks ole, meil, et regulatsioonid on olemas, et meil on võimalik tegelikult teadustööd teha. Aga aeg on arvutu, ma palun auditooriumilt natukene lisaaega, sest meil on veel, tahaks lühidalt kuulata nüüd veel 3 inimest kiirelt ja lähekski nüüd lõppkokkuvõttes meie koolide ja lasteaedade inimeste juurde ja kõigepealt Urmo lühike ootus tulevikuks. No siin juba käis läbi, et eks see järelkasv on see, millega me peame kõik nagu tegelema, ükskõik siis millist sektorit me vaatame või millist institutsiooni. Aga siin on ka kindlasti seesama, et peame arvestama, et see ongi see ressursi küsimus, inimressursi küsimus, et mida ma juba ka eelnevalt nagu ütlesin, et me peame need asjad nagu ära lahendama, et milline see meie haridusvõrk ja süsteem nagu on, mida me jaksame nende ressurssidega üleval pidada. Ja see järelkasvu nagu küsimus on nagu igal juhul ka nagu koolijuhtimises, et ma küll ütlesin, et see nagu põlvkondade vahetumine on nagu toimunud ja toimumaas kindlasti veel edasi, et siin on see karjäärimudel, millest on nii õpetajate puhul nagu räägitud, aga ma arvan, et ka väga oluline on see nagu koolijuhtimise puhul, et mis see nagu karjäär tähendab. Et me kõik kuidagi kujutame nagu ette, et see karjäär on selline nagu astmeline, et sa liigud, ma ei tea, õpetajast direktoriks, on meil kuidagi nagu ettekujutus, et vot, kui sa nüüd oled väikese maakooli direktor, et siis sa nüüd tuled nagu linnakooli direktoriks ja siis kuidagi kõige kõrgem tase oleks riigigümnaasiumi direktor, et kas see on nagu päriselt niimoodi, et tegelikult see panustamine peaks olema nagu horisontaalne vastavalt sellele, milline on nagu minu enda areng selle asja juures, milline on minu enda panustamise võimalus nii riigi tasandil, kohalikul tasandil, oma kooli tasandil. Et see mudeli küsimus, ma arvan, on see kõige lähiaja perspektiiv, mida me nagu ühiselt peame leidma, nii õpetajate kui ka koolijuhtide karjäärimudelis. Lühidalt kiiresti. Aitäh! Evelin! Aitäh, ma teen ka lühidalt. Siin küsiti, et kuhu meie haridus on liikumas, kuhu edasi, et ikka tulevikku, et meie alusharidusmaastikul näeme, et tänapäeval on ainuke võimalus liikuda ikkagi õppija keskse, õppijast lähtuva isegi õpikäsitluse suunas, et kuidas iga lapse eripära ja võimalik potentsiaal oleks arvestatud. Ja ma kasutan siin Marju Lauristini väljendit, et meil on viimane aeg loobuda Eesti hariduses karjapedagoogikast ja rügementõppest. Ja on olemas mõned doktoritööd, kus tuleb välja, et õpetajatel on väga õiged ja toetavad hoiakud ja seisukohad, et rakendada kaasava hariduse põhimõtteid ja nüüdisaegset õpikäsitlust, aga kui astuda sisse siis lasteaia rühmaruumi ja vaadata, kuidas see kõik praktiliselt teostub, siis on siin väga suured käärid ja on väga suur arenguruum. Nii et kui me soovime alusharidust edendada ja ma arvan, et see võib ka olla kooli kontekstis selline teema üleval, et me peaksime võib-olla nüüd uurima, et kuidas reaalne klassi ja rühmaruumis välja näeb,
et need mõtted ja teod ja see metoodika, need lähenemised, need võtted, et mida kasutatakse, et need põhimõtted saaksid rakendatud. Jah, see on väga hea nagu mõte, see minule ühest viimasest paralleelsessioonist ka nagu hästi nagu kõlama, kus oli ka kaasava hariduse teema just mitmes ettekandes, et meil on vaja nagu rohkem selle kvantitatiivse uuringu asemel minna nagu sinna kvalitatiivselt nendesse juhtumitesse sisse, selleks, et päriselt muutused toimuma hakkaksid seal, kus me näeme, et muudatust on vaja. Väga hea. Margit. Teaduse tulevik tähendab tõenduspõhisust, toetavat võrgustikku, tegevusuuringuid, tähendusrikast teadmist, et mitte ainult tipus püsida, vaid et ka tark seal olla. Sest tipus püsimine ei ole tegelikult ju oluline, vaid see, et me püsiksime targad või õpiksime seda tarkust. Et ma jäin nagu mõtlema, et tasakaal on ka veel üks märksõna. Et kui lühidalt öeldes ma mõtlesin, et tahtsin kuulata, mida teised rääkisid, muidu oleks pidanud luuletuse ruttu nagu paika panema, et kuhu siis see Eesti haridusteadus nagu läheb. Aga kui indiviidi tasandil olla selles, kus me täna hetkeseisus oleme, siis mina näen ühte arenguruumi, mis on väga-väga suur, on just seesama õpetajate isiklikud ja ka koostöised teadusuuringud selleks, et aidata koha peal lahendada neid argipäeva muresid, mis meil täna on. Et mitte ainult need kaasava hariduse ja digi teemad ja kõik sellised asjad, vaid ka ütleme siis nutisõltuvused, pingutuse väärtustamine õppimises ja nii edasi. Tegevusuuringud, mis on koostöised ja siis see adekvaatne enesehinnang mitte ainult õpetaja ja kooli tasandil, vaid ka haridussüsteemi tasandil, ehk siis see nõuab analüüsi, see nõuab refleksiooni, see nõuab tõendeid, et me suudaksime siis ka sellise kuidas ma siis ütlen, sellise väärika eluterve diskussiooni arendamiseni, et me õpiksime ka siis teiste arvamustega leppima, õpiksime nägema seda, mis on mujal riikides, õpiksime seda enda nagu vajadustesse kohandama, et see on, ma arvan, sellise koostöise tegutsemise alus selleks, et siis me saaksime 10 aasta pärast öelda, et me oleme liikunud edasi. Aitäh sulle! Koostöine tegevusuuring ja reflektsioon rühmas, õpiring, meil ka siin üks teenuspakettidest just keskendus, et selle õpiringi metoodika väljaarendamisele erinevatele sihtrühmadele lasteaedadest ülikoolideni välja. Et ma arvan, et see on kindlasti nagu hästi väärtuslik tuleviku jaoks. Nii meenutab mulle seda, et me juba pea 10 aastat tagasi leppisime Tallinna Ülikooli teadlastega kokku, et meie hakkame üheskoos nagu oma õpetajakoolidust sinna suunas liigutama, et igast meie lõpetajast ja täienduskoolituse läbimist saaks uuriv õpetaja. Nii et ma usun, et sinna saame ikka veel edasi liikuda. Nüüd aitäh kõigile panelistidele ja kuulajatele. Ma ei jäta praegu võimalust saalist küsida, aga tänapäevasel digiajastul on nii hästi, et me kõik need ettekanded ja kaasa arvatud selle teeme teile kättesaadavaks natukene hiljem ja siis läbi erinevate online-kanalite on võimalik küsida, kommenteerida ja me avame võimaluse siis ka, et loodame, et siis panelistid ka siis saavad veel vastata, et me saame jätkata seda arutelu ikka koostöös edasi. Aitäh panelistidele!